tamme parketi ja värvi abil, jätkates oma Eesti maastiku sarja. Et see siin on Eesti maastik, signeeritud 6 ruutmeetrit tamme parketti, Vabaduse väljak 6, Tallinn, Eesti. Muidugi kahju sellest, et see on nagu üks hetk, et kui näitus ära lõpeb, siis need tööd nii-öelda hävinevad. Sellest on muidugi kahju, aga ma loodan, et paljud inimesed käivad seda vaatamas ja saavad mingi hingekasutuse. Viiralti tiiger hammustab Costa Rica mulatitalil kõrva peast ära. Et see on siis sellisest seeriast, et kunst on tõsine asi või siis, et kunst ei ole tõsine asi. Et selle jaoks on selline nimi, aga selleks tööks ma olen saanud inspiratsiooni siis Lõuna-Ameerikast, kus ma käisin skulptuurisümpoosiumil Tšiilis. Ja siis olin seal 2,5 kuud, käisin matkamas Peruus ja Boliivias ja Argentiinas. Ja siis sellepärast mul on ka selline lõbus kohver. Ja see on ka siis selle maali juures installatsiooni osa. Nii et siis sümboliseerib neid emotsiooni ja inspiratsiooni killukesi, mida ma olen siis toonud endas ja endaga tagasi siis Eestisse. Ja tegelikult see ongi, võib öelda siis Davoti ja Vincenti maal. Selle nimi oleks eesti keeli siis Laibakärbes. Ja selle teose ma tahaksingi pühendada kangelaslikult kärbsepaberil hukkunud kärbastele, kes võitlesid terrorismi eest.
Selline töömeetod, mis ei vaja sellist kapseldumist või ateljee üksinduses mediteerimist, selline nagu on mulle suhteliselt vastuvõetav, kuna ma ise praegu tegelen umbes samasuguses koloriidis sarja maalimisega, siis see antud kogemus on minu jaoks nagu võib-olla selline treening või selline, kuidas öelda, soojendusjooks või midagi sellist. Pildist võib-olla on nii palju, et pildi pealkiri on õitsilised, alapealkirjaga Dionüüsia, see siis kujutab sellist dionüüsilist vastuolu, kus ütleme algselt selline rõõmus orgia, mis on nagu ühelt poolt nagu kätkeb ennast sellist rõõmu ja joovastuse elementi, mis on oluline praktiliselt kõikides rituaalides, olgu nad siis dionüüsilised või sakraalsed või mis tahes. Sellel on ka selline ennast hävitav nagu miinuspoolus ja seda siis püüdsin siduda nagu tänapäeva sellise maailmas toimuvate igasuguste sündmuste ja protsessidega või see ei ole ka ainult nagu selles ühes pildis kajastatud teema, vaid nagu ma ütlesin juba, et see on ka terve selle sarja nii-öelda läbiv teema, selline inimese selline animaalne alge, ütleme kas või nagu meie need jaanipäeva või õitsilise või tule tegemised või sellised rituaalsed asjad. Et seal on ka selline mingi teatud selline ürgne saatanlik alge olemas või et nagu tegelikult kunsti olemus ongi siis põhimõtteliselt ühendada tervikuks seda nii-öelda positiivset ja negatiivset alget. See ongi kõik. Ma valisin sellised 2 maali siia näitusele. Nagu muusikas võetakse mõni vana pala, mis on nagu ka omal ajal väga hea olnud ja tehakse kaasaegseks ümber. Ja ma proovisin sama teha Tiit Pääsukese ja noore kunstniku Tõnis Saadoja tööga. Ja võtsin nende vana maali ja arvutis, mis on kaasaegne tehnika, natuke muutsin, tegin teda natukene endapärasemaks, natukene minu nägemust mööda nagu kaasaegsemaks, mis peaks peegeldama nagu tänapäeva ühiskonda ka.
Tavaliselt ma lukustan ennast ateljees, et üksindus on väga oluline maalimise juures, minu puhul vähemalt. Päeval on siin päris palju rahvast, õhtul peale 8, et siis mõned üksikud, kõik on endasse süübinud. Ja peale 8 on väga hea maalida. Õnnestub ennast välja lülitada kõigist ümbritsevast. Idee tuli sellepärast, et ma pidin midagi väikest tegema, kuna on 4 päevane aeg, et suure asjaga riski, mul on selline tehnika ka, mis võtab palju aega. Ja siis mul tuli meelde vana töö, mis ma tegin president Rüütel Pisaraga. Ja nüüd, kus just oli presidendi valimised, et siis otsustasin maalida Kunstnike Liidu president Helken Pisaraga. Võib-olla on rõõmupisarad, ma ei tea seda. Täitsa nagu üllatusmuna avamine. Aga ometigi jah, hüppad mu seinani. Vaatan, millega seda. Selle oma kompositsiooni nimeks panin nabamaal. Maal ise ongi naba või naba positsioonis. Et see on tegelikult figuraarne kompositsioon ja kujutab nagu naise torso. Aga need kujundid tegelikult on tühjus. See keha või naise torso asub nende kujundite vahel. Ja mina praegusel juhul olen juba nagu sisenenud tagasi, kas siis naba kaudu või millegi muu kaudu naise kehasse või sellesse torsosse. See pilt on nagu lahti võetud reaalseteks objektideks, see on 3-mõõtmeline tasand. Siis järgmine on 2-mõõtmeline, see, mis seal seina peal on, aga kui vaadata, siis on seal kujutatud täpselt sama ruum, 3-mõõtmeline ruum, milles ma ise praegu sees olen. Ja selles ruumis on omakorda pilt seina peal, aga see on täpselt naba koha peal tegelikult. Et maal on selle kompositsiooni naba. Ja omakorda selles pildis on järjekordne, see on nagu peegelkapp, kus kogu aeg väheneb, kaugeneb, muutub väiksemaks, imetillukeseks ja selle kaudu ongi võimalik nagu kujutluses tagasi minna algusesse ja uuesti jälle välja tulla. Mis puudutab seda tööd, siis ma olen siin kujutanud Oru Toila lossi ja selle käekirja, millega ma seda kujutanud olen ma saanud Erik Dahlbergilt. Tema käest olen ma nagu võib-olla kõige suurem asi, mis ma olen õppinud, on see, et üks punkt pinna peal võib ka nagu muuta seda pildi konstruktsiooni. Nüüd lisaks sellele on siin kasutatud 2 värvitooni ainult, et need on siis selline taevasinine ja kuldne. Need olid ka ainukesed värvitoonid, mis renessansi ajal olid kohustuslikult fikseeritud lepingutes, mis kunstnik tegi oma tellijaga. Sest need 2 värvitooni olid